Igaühel meist on päris kindlasti olemas mingi kindlustusleping, kas on ta elukindlustus, kodukindlustus, autokindlustus, aga kas meie kindlustusleping on ka parim võimalikest variantidest? Vaat see ei ole päris kindel. Kuidas saada olla päris kindel, et me saame nüüd parima kindlustuslepingu enda jaoks? Seda ei olegi kunagi võimalik üheselt öelda, et on kõige parem ja kõige kindlam kindlustusleping. Selleks tuleb alati natuke teha eeltööd ja selgitada endale, mida tegelikult tahetakse saada. Et kas tahetaksegi saada ainult kõige odavamat kindlustust või tahetakse saada kindlustust, mis on tegelikult kindlustusvajadusele kõige parem ja seda kattev. Et tuleb selgeks teha, mis on need riskid, mida tegelikult tahetakse ära katta ja sellest tulenevalt hakata omale kindlustust hankima siis. Kui te olete selles mõttes teinud omale pildi selgeks, et mis teid ümbritseb ja milline on see risk, mida tahate katta, siis võiks nagu hakata otsima seda kanalit läbi, mille siis seda kindlustuskaitset endale saada. Et meil on täna olemas küll hästi palju interneti kaudu võimalus igast asju soetada, samamoodi on ka kindlustusega, et ehk on olemas kindlustusseltsidel oma interneti müügi kanal. Aga lisaks sellele on olemas siis ka kindlustusmaakleritel internetipõhine müügikanal, kus tegelikult võrreldes kindlustusseltsi müügikanaliga saab korraga palju suurema pildi kätte erinevates seltside võimalikud pakkumised, erinevate seltside võimalikud tingimused korraga pildile ja selle põhjal siis võib-olla on kergem ka teha otsuseid, et mis võiks olla sobilikum. Kuidas see asi peaks nagu tehniliselt käima? Teiega saab kontakti ka üle interneti? Ja loomulikult interneti aadress on olemas ja toksite arvutisse sisse, leiate alati üles, et sellega ei ole probleemi. Aga et peale seda, kui te olete internetis võib-olla aadressi üles leidnud oma soovi või taotlusega teele pannud, ei ole midagi halba, kui te üritate ka võib-olla telefonidel ühendust saada. Reegel on meil see, et ikkagi helistatakse juba kliendile ise tagasi ja päritakse võib-olla üle mõningad küsimused, et saada täpselt selgeks, mis klienti huvitab. Ja kui see lahendus on nagu selge, siis on ka kergem öelda, et teie jaoks on see või teine variant parim. Maakler vastutab oma kliendi eest ja kui ta on natukene suhelnud, siis kipub olema reegel see, et see pilt läheb natuke laiemaks ja võib-olla see esialgne kindlustussoov natuke avardub ja on tegemist olukorra, kus me saaksime pakkuda palju paremat lahendust, kui võib-olla see klient ise esialgu tahtis saada või lootis saada. Kui nüüd peaks midagi juhtuma, kas siis on ka vaja suhelda veel kindlustusmaakleriga, kuigi mul on kindlustusfirma juba olemas? Pigem on see isegi soovitus, et peale seda, kui kahju on toimunud, et ikkagi oma maakleriga kindlasti ühendust võtta, sest maakler on ju kliendi selle kindlustusvõtja huvide eest seisja ja kindlasti ta oskab nõustuda selles protsessis, öelda, aidata, milliseid dokumente oleks nüüd vaja kokku panna, kuidas oleks vaja mingeid avaldusi kirjutada, kahjuteadet teha, mida iganes kõike. Ja loomulikult maakler on selles kahjukäsitluse protsessis ikkagi nõuandjaks pooleks kindlustusvõtjale ja aitab teda selles suhteliselt pikal teel, enne kui see hüvitatav raha siis lõpuks kindlustusvõtja kätte tagasi jõuab. Omalt poolt tahaksin teema kokku võtta nii, et mäletate filmi Jõuluvana. Teinekord võib väga oluline sõnum olla vägagi peenes kirjas, mida te õigel ajal ei märka. Nii et konsultantid on alati vajalikud.